Ühesõnaga see fossiilsete kütuste kasutusel võtt eraldas meid nii mentaalselt kui ka aineringeliselt väga oluliselt muust elukeskkonnast või loodusest. Et kuigi meil juba need alged olid juba sisse kirjutatud aastatuhandeid ka tagasi, eks ole teatavasti kõige edukamaks kultuuriks praegusel hetkel maakeral domineerivaks kultuuriks on kujunenud see rahvas, kes on rääkinud sellest, kuidas Jumal lõi 7 päevaga maailma ja siis lõi mehe, just nimelt mehe, kellele ta andis siis kõik asjad selles looduses valitseda ja ütleme selline inimesele valitseda antud või inimese käsutusse antud looduse narratiiv on meid saatnud aastasadu nüüd. Seda ei suutnud isegi Darwin enda looga evolutsioonist, mis Darwin rääkis sellest, kuidas kõige kohanemisvõimelisem jääb looduses ellu, aga see keerati ümber, et kõige tugevam jääb ellu, ehk et sellisest koostöisest narratiivist keerati meid konkureerivasse mudelisse ja veel varasem, ütleme sellisest on vana Kreeka filosoofidelt, et kus jäi domineerima siis see maailma pilt sellisest mehhanistlikust süsteemist, kus on oletatud, et me saame kõik süsteemi osad, et me suudame süsteemi võtta nii-öelda pulkadeks laiali, väikesteks algosakesteks laiali ja kui me teame iga selle algosakese käitumise reeglistikku, siis me suudame ära kirjeldada kogu maailma toimimist, on ju, sihuke plaatonlik lähenemine. Aga see oli Herakleitos või mul need nimed ei jää hästi meelde. Aga et kes rääkis sellisest pidevast voolamisest, pidevalt ümberkujunemisest ja mis rääkis sellisest pidevalt muutuvatest suhetest siis selliste algosakeste omavahelistest kombinatsioonidest, et ta ei ole mitte selliselt mehhanistliku hammasrataste süsteemina kirjeldatav, vaid pigem sellise voolava jõena kirjeldatav see elu või maa toimimise süsteem. Ja kes teab matemaatiliselt modelleerimisest, Tarmo Soomere, Teaduste Akadeemia president, tema toob seda ikkagi alati näiteks, et me ei suuda ette ennustada või prognoosida voolava vee turbulentsi, aga samas me teame, et see vesi voolab ikkagi seal samas jões. Et umbes selline võikski olla meil see uuem arusaam maakera toimimisest, et kuna ta on niivõrd keeruline, mitmekülgne süsteem, siis seda matemaatiliste selliste mudelitega kõike ei olegi võimalik lahti kirjeldada, aga isereguleeriva süsteemina ta suudab toimida teatud reeglipärasustes või teatud viisidel, mis on vajalik selleks, et see elu elusana toimiks. Ja nüüd me oleme tõesti olukorras, kus esmakordselt maakera ajaloos on üks bioloogiline olend nimega inimene, siis, kes on kõige efektiivsem aineringe käivitaja, elusolend ka, põhjustamas massilist liikide väljasuremist. Et praegusel hetkel, nüüd me oleme umbes varsti tund aega rääkinud või? Veel ei ole, varsti oleme 3 tundi oleme rääkinud, selle 3 tunni jooksul on 10 liiki välja surnud. Tunnis öeldakse kuskil keskmiselt 15 liiki tunnis sureb välja. Imetajatest on meil praegusel hetkel maakeral 60% imetajatest biomassi järgi on need loomad,
keda me sööme ära. Meie söögiks kasvatatavad loomad moodustavad imetajate biomassist 60% praegusel hetkel. 36% imetajatest maakeral praegusel hetkel on inimesed ja ainult 4% imetajatest maakeral on metsikud loomad. Selle alla lähevad siis kõik vaalad, delfiinid kuni karihiireni, meil siis kõige väiksem imetaja Eestis, kuni nendeni välja. Et nad kõik on siis see 4%. Lindude protsendid on natukene paremad, kuskil 30% on metsikuid linde biomassi järgi ja 70% siis meile toiduks kasvatatavad. Kõigel selle fossiilsete kütuste kasutusel võtuga on inimkond teinud läbi sarnase hüppe, nagu juhtub näiteks mõne järvega, kui sinna satub sisse väga palju toitaineid. Näiteks on siin Eestis olnud ka mitmeid selliseid lugusid või selliseid järvi, kus järve kaldal on a la kolhoosi väetise ladu ja sealt lihtsalt jookseb või siis on laudad, kus siis virts jookseb otse järve ja need järved hakkavad eutrofeeruma. See on siis, tähendab selle järve ökosüsteemi väga olulist muutust, kus tänu lisandunud toitainetele teatud liigid vetikaid saavutavad oluliselt suurema ede teiste liikide ees, et nad suudavad neid toitained kiiremini enda kasuks ära kasvatada, nad muutuvad massiliseks ja sellega lämmatavad teiste liikide eksisteerimise või lämmatavad teised liigid selles järves ära. Ja midagi sarnast on toimunud nüüd inimkonnaga, et me oleme saanud täiendava energia ja selle energia toel oleme muutunud niivõrd domineerivaks, massiliseks, et me oleme lämmatamas teisi liike maakeral. Et see on mõjunud meile ka mentaalselt, et siin ruumis viibijad kõik ilmselt teavad ju neid hüüdlauseid möödunud sajandi keskpaigast, et me ei oota looduselt armuande, et me võtame neid ise. Et see ei olnud ainult Nõukogude Liidus domineeriv mõtteviis, vaid see oli globaalne arusaam asjadest, et kuna see tehnoloogiline revolutsioon lõi meil illusiooni, et me suudame kontrollida loodust, me suudame kontrollida kõike, mis seal toimub ja kõike pöörata nii-öelda enda majanduslikuks kasuks. Aga paraku selline mehhanistlik maailmakäsitlus ei kanna, maailm ei ole mehhanistlik, ta ei ole selliselt lihtsalt modelleeritav ja kuna me oleme käivitanud liikide massilise väljasuremise, siis see on omakorda käivitanud tagasisidemehhanismid elualal hoidmiseks. Et kui me ennem rääkisin kasvuhoonegaaside sisalduse suurenemisest, et see on nüüd 416, ennustatakse, et see siin see ei ole ennustus, see on prognoos, see on tegelikult ka teadmine, et see kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni tõus jätkub veel sajandeid ja see võib jõuda kuni 1000-ni, minna isegi üle 1000 ppm-i, mis tähendab seda, et elu maal muutub inimese jaoks võimatuks. Inimene sellise liigina ei ole võimeline siis maal enam elama. Ehk et kui me räägime maailma lõpust, siis me ei räägi kindlasti sellest, et liigid või et elu maal häviks, lõppeks. Et nii võimas inimene nüüd ka ei ole. Aga me peame rääkima sellest, et inimese jaoks ei ole maa enam elamiskõlbulik. Ja seetõttu me ei pea rääkima mitte looduskaitsest sellepärast, et kaitsta loodust kui siis selliste esteetiliste vormide pärast või mingite eetiliste lihtsalt, et nii on õige, et me teame ju, et teistel liikidel on ka õigus elule,
me peame rääkima looduskaitsest, me peame rääkima sellest keskkonna hoidmisest just nimelt seetõttu, et me saaksime tagada maal elukeskkonna sellise, mis tagaks ka inimkonnale eksisteerimise võimalused. Mihkel, ma küsin vahele küsimuse. Jah, nüüd ma tahtsingi jõuda selleni, et nüüd hakatakse mult küsima. Ja selle looduskaitse osas, see on nii põhimõtteline küsimus, et me kaitseme loodust selleks, et ise elama jääda, aga kas inimest looduse seisukohalt üldse on vaja? Tihtipeale öeldakse, et inimene on evolutsiooni eksitus. Looduses on olnud neid eksitusi ennem ka. Kui me võtame dinosaurused, kes olid meeletult suured lihakobakad, siis see oli ka sellisesse natukene äärmusesse läinud katsetus. Või siis tänapäeval kõige lihtsam, võtame karipuud. Karipuudel on nii suured sarved. Sarved on neil sigimise jaoks vajalikud sellised edevuse näitajad, ja need on muutunud nii suureks, et neil on raske sigida. Ehk et ühel hetkel see tagaside mehhanism pöördub tagasi selle enda vastu. Aga kogu evolutsioon, see on nagu õppiminegi, on eksituste jada ja oma eksimustest õppimine, oma järelduste tegemine ja edasi minek siis, et seda viga mitte enam korrata. Et selline mutatsioon, kus tekib aju eeskoor niivõrd suur ja võimas, mis aitab meil aru saada, talletada informatsiooni, rääkida lugusid, muinasjutte asjadest, mida me meeltega tajuda ei saa, et see on fenomenaalne, see on katsetus. Aga see, milliseks ta nüüd kujuneb, kas ta kujuneb negatiivseks kogemuseks või siiski edasiviivaks kogemuseks, see on nüüd ka meie enda teha teatud mõttes, et kui me saame aru, et see, millisel viisil me käitume, on meile endale kahjulik ja me suudame sellest teha omad järeldused, siis me võiksime ju siin ka edasi eksisteerida. Ma vihjan sinu enda artiklile. Mihkel kirjutas nädal aega tagasi Delfis vastust otsides küsimusele, miks me roolis olles loeme. Ja selle artikli tulemus on see, et inimene on rumal. Ehk siis nüüd, kui mõelda, me ikkagi oleme evolutsiooni eksitus. Aga saades sellest aru, et me oleme rumalad, siis meil võiks olla ju niivõrd palju, et saades aru, et me oleme rumalad, siis meil võiks olla niivõrd palju mõistust, et sellest rumalusest üle saada. Sest ma kordan veel, et selline väga jõhker vastasseis loodusega, see on ainult paarisaja aastane tegevus. 100 aastat tagasi, või ütleme, nüüd on juba rohkem, möödunud sajandi alguses, kui minu vanaema sündis, oli maakeral 4 korda vähem rahvast kui praegust. 1975. aastal, kui ma sündisin, oli 2 korda vähem inimesi kui praegusel hetkel. Et see kõik on juhtunud 100 aasta jooksul, kus see rahvaarv on läinud meeletult üles. See on poliitiliste, majanduslike eesmärkide. Meil on majanduslikult õudselt kasulik olnud seda loodust hävitada. Aga sellega me hävitame ka iseennast. Kui me sellest nüüd aru saame, siis me saame luua ka enda suhte loodusega sellise, nagu ta oli võib-olla 3000 aastat tagasi, kus me hakkasime koos metsadega, siinse loodusega koos arenema. Meie kultuur on arenenud koos siinse loodusega. Hävitades ära meie looduse, hävitame me ära enda kultuuri. Et see on meie majanduslik poliitiliste valikute küsimus, mida me nagu teeme. Meil on võimalus seda muuta. Sest meil on niivõrd palju teadmised, et aru saada, mis on õige ja mis on vale. Aga me millegipärast keskendume sellele valele ja otsime põhjendusi, miks me ei saa tegutseda õigesti. Jah, ja nüüd võib küsida küsimusi. Samast jätkuvalt selle sama teema, et kas see väide, et loodusel inimest vaja ei ole, inimesel on loodust vaja, kas see on tõene? Jah, see on üks liik ju väga palju. Kui te võtate, kõige lihtsam näide, võtke Tšernobõl. Inimesed evakueeriti sealt tohutu katastroof seal ja mis seal nüüd toimub? Elu läheb edasi. Elu tuleb ikkagi toime. Meil siin Eestis on võib-olla seda
seda katastroofi hõngu kõige vähem tunda, me oleme ikkagi Maarjamaal, eks ole, Jumala ema selja taga elav rahvas. Meil ei ole siin selliseid keskkonnatingimusi, mis annaks põhjust meil karta mingeid katastroofe. Meie loodus on juba nii põikpäine, et ta on meid ka nii põikpäiseks kujundanud, et ta lihtsalt ei sure välja. Meil on metsad maha võetud, see on nüüd 3. suurem laine, kus võetakse metsi nii massiliselt maha. Esimene oli, eks ole, siis, kui hakati mõisates viina põletama, teine oli siis, kui tehti see Pärnu suur paberivabrik möödunud sajandi alguses ja nüüd siis me võtame selle metsa maha. Ta tuleb ikka tagasi. See mets tuleb lõpuks ikkagi tagasi, et loodus võidab igal juhul, kui me ta rahule jätame. Kui me laseme loodusel ise taastuda, siis see on meil siin Eestis kõige suurem võimalus üldse, et mida me teha saaksime. Las loodus toimetab ise, las metsad seovad seda süsinikku. Meie siin boreaalsete metsade vöönd on see, kuhu kõige enam süsinikku seotakse muldadesse. Me peaksime laskma metsadel toimetada, see on kõige efektiivsem viis, kuidas sellega toime tulla. Mujal maailmas, kus on ka meie mõjud, ka eestlaste mõjud, et me ei saa öelda ainult seda, et meie mõjud on ainult Eestis, meie kaubad, enamus riideid, tehnikat, kõik see tuleb kuskilt välismaalt, see on kusagil mujal toodetud, ehk et meie ökoloogiline jalajälg on ka seal ja meie hoolitseda on ka see, et seal siis toimuks ökosüsteemide taastamine, peame aitama seal sellele kaasa. Põhjus, miks me seda ka tegema peame, on see, et kui me tahame hoida enda kultuuri, siis veel enne seda, kui maakera muutub eluks kõlbmatuks, inimese eluks kõlbmatuks, toimuvad väga suured poliitilised kataklüsmid. Need miljonid, miljardid inimesed, kes elavad praegust nendel aladel, kus elu muutub elu kõlbmatuks, nemad peavad ühel hetkel hakkama kuhugi liikuma. Ja nad liiguvad nendel aladele, kus see elamise võimalus on parem. Näiteks meie aladele, siia. Ja mida me siis saame selle vastu teha? Me ei saa selliste piiride sulgemistega, meil ei jätku neid kuulipildu ja kuule ju, et kõiki neid rahvamasse eemal hoida. Sellise vägivallaga ei ole võimalik neid asju lahendada, et alati on keegi veel tugevam, kes võtab siis selle asja ära jõuga. Et kui me tahame enda keelt ja kultuuri siin säilitada, me peame tagama selle, et mujal me aitaksime taastada sealseid ökosüsteeme, et need inimesed ei peaks hakkama rändama. Ja kui nad hakkavad rändama, siis ei ole mitte midagi demokraatlikku, seal ei ole mitte midagi meeldivat, see on väga vägivaldne, kannatuste rohke periood, mis siis tulemas on. Et sellised elukeskkonna hävinemise tagajärjel suurte sotsiaalsete süsteemide kollapseid on maakeral olnud ennem ka majade kultuuri kadumine, näiteks Babylonias juhtus see korduvalt, kus tarvitatakse ära keskkonnaressursid ja siis selle tagajärjel sellel püsinud tsivilisatsioon hävineb. Aga praegusel hetkel me peame rääkima sellest, et see ei juhtu mitte üksikul kinnisel või suiksel piiratud territooriumil, vaid me räägime ikkagi globaalsest kollapsist. See ei tähenda inimkonna automaatset kadu, et inimene kui selline surebki kohe välja ja kõik see on hästi kiire. Alati jäävad teatud rahvakillud, kellel on võimalus ellu jääda. Ja Eestil tänu enda väga hõredale asustusele, meie mõningasele siiski veel säilinud kontaktile loodusega, mida me saaksime väga kiiresti ka taaselustada, meil ja teatava sellise kogukondliku eluviisi siiski veel senise kogemusega, meil oleks võimalik hoida elu, pakkuda nii-öelda näidet muule maailmale, kuidas see
loodusega taas ühinemine, loodusega taas sinasõbraks saamine või sellega koostöisse, suhtesse astumine võiks toimuda, aga see peab toimuma väga-väga kiiresti.